Tšau, kallid Kuutaro kanali vaatajad, aitäh kõikidele peregrupi liikmetele, kes siis jätkuvalt toetavad kanalit, annavad motivatsiooni edaspidiseks. Vahepeal läks neid liikmeid siis nagu vähemaks. Nüüd paar liiget on jälle juurde tulnud, see on ainult positiivne. Kindlasti, kui teil on võimalus kanalit toetada ja tahate näha ka ilma reklaamideta videosid ja natukene paremini vaadatavaid videosid, siis mis on ühes tükis kõik tähtkujud, siis kindlasti liituge peregrupiga. Lisan siia videole selle ette ära, et kõik siis kindlasti vaadake, video all on kirjas, kuidas saate liituda peregrupiga. Ja üldplaanis vaatame siis, mida see nagu mai teine pool toob kõikidele 12 tähtkujule suhetes ja armastuses siis. Tšau kõikidele veevalajatele, kindlasti visake videole pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida ka Instagramis. Ja vaatame siis üle, mis on siin veevalajale tulemas lähitulevikus suhetes ja armastuses. Ossa! Ja tundub, et veevalajad tahavad siin, mis nüüd juhtus? Miks nüüd niimoodi läks paugutamiseks? Ja viimane kaart lõpetuseks. Ahaa. Okei, no vähemalt on siin mingid positiivsed energsi ka, aga alustame siis suhteliselt pauga, sellepärast et esimese kaardina tahtis siit siis veevalajate jaoks tulla välja tornikaart. Ja tornikaart kindlasti ütleb seda, et te peate olema siin valmis tegutsemiseks, sest mingi olukord siin võib väga kiiresti muutuda. Muidugi kindlasti peab olema ettevaatlik, sest tornikaart võib tähendada maailma kokkuvarisemist. Samas maailma kokkuvarisemine ei pea olema alati negatiivne asi, eks ju. Et siin võivad väga kiiresti ka lõppeda mingid negatiivsed olukorrad, kus keegi siis võib kinni olla. Igal juhul see kaart ütleb, et on tulemas justkui nagu suured muutused. Ja miks ma arvan, et see ei pruugi üldse nii negatiivne olla, on see, et tegelikult teise kaardina on meile torni kõrvale siia välja anda ka sauade 8. Ja sauade 8 on pigem siis selline hästi kiire nagu arengute kaart. Ta võib mõnikord tähendada mingid positiivseid uudiseid. Sauad on ise, eks ju, aktiivsed, loovad kirlikud, aktiivsus tähendab liikumist. Loovus tähendab siis seda, et te peate kasutama enda loovust või tegema midagi, mida te teete kirega. Muidugi ta on kiiret arengute kaart, aga ka kiire liikumise kaart ja samas võib see sauade 8 kellegi jaoks väga vabalt tähendada ka mingit reisimist, kolimist, mingit asukoha muudatust ja kõik see siis tornikaardiga võib juhtuda väga ruttu. Nüüd aga võime rääkida põhjusteks, miks siin võib juhtuda midagi väga ruttu ja selles suhtes veevalajad peavad siin olema ettevaatlikud. Sellepärast, et kolmanda kaardina on siia välja anda mõõkade 3. Ja mõõkade 3 võib tähendada kolmandaid osapooli või mingeid segavaid faktoreid sidemetes või suhetes. See ei pea alati olema nagu kolmas isik, et see võib ka olla mingi muu asi. Et töösidemeid võivad segada romantilised sidemed, samas sõprussidemeid võivad segada töösidemed ja romantilised sidemed. Et ükskõik mis siin on, aga peab olema natukene ettevaatlik, et ei tekiks siis neid kolmandaid osapooli nendesse suhetesse. Muidugi jällegi mõõkade 3 võib olla siuke nagu mineviku energiakaart, siuke pettumustunne, südame. Et väga võimalik, et kellelgi oli minevikus siis mingi olukord, kus keegi sai petta, keegi valetas, tegi haiget ja midagi võis siin tornikaardiga siis väga järsku lõppeda. Aga kuna siin on see sauade 8 keskel, siis võis see tähendada seda, et see lõpp võis ka alustada midagi nagu hästi kiiresti midagi uut kellegi jaoks. Ja see ei pruugi üldsegi halb olla, sellepärast, et teise rea esimese kaardina annan ma välja kohtukaardi. Ja kohtukaart on mingi siuke nagu tegelike tõdede või lahenduste kaart. Ja see kaart võib siin öelda, et mingid asjad tulevad nagu päevavalgele. Ja samast ütleb ka nagu seda, et tänu sellele, et mingid asjad tulevad nagu päevavalgele, tänu sellele keegi saab lahti lasta siis enda mingist mineviku negatiivsest kogemusest, hirmust, ma ei tea, suhtest, sidemest. Ja väga võimalik siin ongi, et võib-olla tornikaardiga tuli siis väga järsku välja mingi petmine, valetamine, mingi siuke asi selle mõõkade 3-ga ja keegi sai siis lahti lasta millegist, mis oli tema jaoks tegelikult hästi negatiivne.
ja peale seda võib siin keegi saavutada või olla saavutanud siis just sellise energia, mis on siis sauade emand. Ja mina ütleks, et sauade emand on kõige võimekam emanda kaart taro pakis, sest see tähendab alati sihukest enesekindlust. Muidugi sauad tähendavad ka head välimust, sportlikkust, muidugi ka tugevat seksuaalenergiat, aga just see enesekindlus ja edukus ja võidukus ja sihuke aktiivne tegutsemine ja isegi on siin sihukest nagu loovust, et aktiivsus, loovus, kirglikkus, väga head nagu energiat. Muidugi see on nüüd naisenergia kaart, et tegelikult see võib tähendada mõlemat sugupoolt, sest nii meesterahvastel kui naisterahvastel on seda nagu naisenergiat ka ja mõlema sugupoole jaoks võib see olla nagu enda energiakaart, et kui te tunnete ennast siin energias ära, on see teie energia, aga kindlasti võib see olla siis sihuke nagu austaja partneri energiakaart, et see võib ka olla mingi uus inimene. Natukene peate ettevaatlik olema selle sauadega, et tugev seksuaalenergia, et inimesed ei tuleks teie suunas ainult füüsilise kontakti eesmärgiga. Samas ma tunnen, et siin keegi saab rahul olla veevalajad, sellepärast et teisele ja viimaseks kaardiks on siia välja tulnud karikat 9 ja karikat 9 on siis seksuaalse emotsionaalse rahulolu kaart ja kokkuvõttes räägib ta positiivsetest emotsioonidest ja täielikust sihukesest nagu küllusest või rahulolust. Et see on põhimõtteliselt sihuke kaart, mis ütleb, et keegi siin veevalajatest satub sellisesse olukorda, kus ta tunneb, et tema, ma ei tea, elu mõte või elu soov või mingi väga suur unistus on nagu täitunud. Et karikat 9 alati ootaks siis mingit hästi positiivset lahendust kellegi nagu olukorrale, sest hästi palju positiivseid emotsioone kaasab selle olukorraga siis. Muidugi nüüd viimastele alustades, on siin veevalajal kohe välja võtta siis mõõkade äss. Ja mõõkade äss on siis väga hea sihuke edukuse ja võidukuse kaart. Muidugi jällegi need sauad, eks ju, et siin on ka hästi tugev sihuke seksuaal- või kireenergia veevalaja lugemises, et selles mõttes peate siin olema ka väga ettevaatlikud ikkagi, sest siin see mõõkade 3 väljas oli ja mõõkade 3 võib tähendada siukseid kolmandaid osapooli ja siin ei pruugi inimesed olla väljas siis mingile reaalse suhte peal, vaid füüsilise kontakti peal. Muidugi jällegi mõõkade äss on hästi võidukas, hästi edukas, hästi enesekindel kaart, et kindlasti kui te siin nagu tegutsete või tegelete mingite asjadega, siis ma soovitan edasi tegeleda. Võivad tulla väga kiired arengud selle sauade 8-ga ja ülimalt edukad arengud siis selle sauade ässaga, et igal juhul aktiivsus, loovus ja kirglikkus peaks teid viima siin mingite edukate ja võidukate lahendusteni. Muidugi nüüd eelviimase kaardina on siin veevalajale välja anda siis ka müntide 7. Ja samas müntide 7 selles mõttes on hea, ta muidugi on natukene sihuke väsimuse või puhkamise kaart, aga see ei ole üldse halb, sellepärast et müntide 7 ütlebki nagu seda, et teil ei ole põhimõtteliselt vaja kuhugi kiirustada, et te võite ka võtta hoogu maha, vaadata olukorda eemalt, hinnata olukorra üle ja siis alles teha nagu edasisi plaane. Igal juhul mündid näitavad siin mingit materiaalset arengut ja samas ka külluslikku või viljakat arengut ja põhimõtteliselt müntide 7 on sihuke nagu viljaka või töövilja nagu maitsmise kaart, ehk põhimõtteliselt veevalajad, te peaksite juba hakkama siin nagu nägema mingeid tulemusi või mingeid arenguid ja tänu sellele te saate siiski teha neid edasisi plaane ja see kaart ütleb, et ei ole kuhugi nagu kiire, et võite võtta ka natukene aega maha ja vahepeal puhata. Ja nüüd muidugi viimase kaardina tuleb veevalajatel välja maagikaart ja maagikaart on nüüd ülimalt võimekas energia, mis näitab siis sihukest tugevat spirituaalsust ja maagikaart põhimõtteliselt ütleb siin veevalajale seda, et teis endis on kõik olemas selle jaoks, et te saaksite siin olla edukas. Et muidugi maagikaardiga on siin hästi tähtis on suhelda, hästi tähtis on tegutseda, on tähtis manifesteerida, öelda välja, ma saavutan selle, ma vabanen sellest ja ma vabanen sellest, mitte ma tahan saavutada ja mitte ma tahan vabaneda, vaid ma saavutan ja ma vabanen, eks ju. Et tuleb olla kindel selles, mis te välja ütlete, tasub öelda seda välja kõva häälega, öelge 3 korda päevas, hommikul, lõunal, õhtul on ju, ja võib-olla iga kord 3 korda, eks ju. Ja muidugi usk, eks ju, et maagikaardiga on kõige tähtsam usk iseendasse, enda võimalustesse, et see, et manifesteerite, suhtlete, tegutsete, see peaks teid juba piisavalt panema tundma seda, et te usute iseendasse ja enda võimalustesse, aga te peate ka nagu päriselt uskuma, et te ei tohi nagu nalja teha, et ma siin tegutsen ja manifesteerin küll, aga ma väga ei usu, et pigem on see, et siis te kutsute ise nagu seda kurja ligi või negatiivset energiat või suhtute negatiivselt, et te peate uskuma, et teie jaoks on võimalik ja läbi selle hakkavad need asjad teie jaoks toimuma ja samas ma ütlen, te peate siin olema nagu valmis ka, et
natukene ohtu on nende kolmandate osapooltega, aga siin on väga palju ka positiivset nagu, või enamus on sihuke positiivne nagu energia ja siin tornikaart ja sauade 8 kõrvuti võib siin hakata väga kiiresti toimuma teil mingeid arenguid. Veevalajad, see oli siis selleks korraks teie suhted armastus lugemine, kindlasti visake pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida Instagramis. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas.